Nii, tervist. Paneme täiega. Number 5. Mina hind. Number 5, jah, õigus. Täiesti, ja. Ja Ravel Viirsalu. Nii. Millest me siis täna alustaksime? Võib-olla mul on üks mõttekene, et kas Eesti rahvas teab, kes on Eestis kõrgeima võimukandja? Noh, väga hea küsimus. Et pange oma vastus kommentaaridesse. Mis on teine küsimus? Tähendab, ma tahaksin sulle öelda siia juurde, et nähtavasti keegi ei oska vastata sellele või kui ta vastab, siis pealiskaudselt. Aga mis tähendab see, et näiteks rahvas on Eestis kõrgeima riigivõimu kandja. Mida see tähendab? Mis siis see? Rahvas, kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Ütleme siis täpselt nii nagu on kirjas. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eestis. Eestis on rahvas. Ei, loomulikult, see on vabariigi põhiseaduses kirjas. Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Panen lihtsalt paar asja siia juurde. Nii. Nii, ja täienduseks võib-olla sellele Tiit Kärneri raamatust Arutlusi asja pärast. Tiit Kärner ütleb, Eesti rahvas on kujunemas Eesti arengu peamiseks piduriks. Miks ütleb Tiit Kärner nii? Mis sa ise arvad näiteks? Saaks parata olemusti. Eesti rahvas on kujunemas Eesti arengu peamiseks piduriks. Eesti rahvas, kes on kõrgema nagu nende programm peatab Eestile peale pandud programm, see programm, millel Eestil tööd toimib, on korrupteerunud ja see vajab pisut pealevaatamist, et inimesed teeksid natukene lihtsalt vaata, check yourself, lihtsalt visake pilt korraks ise endale, kontrollige ennast üle ja tehke ka mõnikord omaette iseseisev. Kellele see märkus oli suunatud praegu? Kuulajatele. Kuulajatel, aga kas ei ole see märkus eelkõige suunatud just sinna ülesse Toompeale? Ja, mõnikord. Just Toompea on korrumpeerunud. Alustuseks on aga vaadata korraks sisse poole, et vaadata, kas sa oled ka okei, kuulab vaadata korraks kõrva oma kehale ja ei tere kõhuke või tere hambake, kuidas sul läheb, et räägi. Ja siis ta võib midagi vastu rääkida ja siis võid vaadata, kes seal meil parlamentides ja kohtades on. Selge, räägi, aga Eesti Vabariigi põhiseaduses, kes nimetab Eesti rahvast kõrgema võimukandjaks. Ühesõnaga, mida see lause peaks siis tähendama, mida peab tegema kõrgema võimukandja? Ühes riigis. Eesti rahvas on ju kõige kõrgem. Mis võim tal võiks olla ja mitte olla? Palun väga, jaa. Mis võim võiks olla? Et mis võim võiks olla või peaks olema, eks ole. Ja mida selle all mõista, et kõrgema võimukandja on rahvas. Mida selle all sina välja pakuksid? Mis võim võiks olla kõrgema võimukandjal Eestis? Peaks olema, on õigem ütelda, eks ole. Kuna ta on kõrgeima võimukandja, siis ta peaks ka väga hästi teadma, mis on tema ülesanded riigis näiteks või ta eitab neid kõiki oma ülesandeid. Mis võiks olla kõrgema võimukandja? Mida ta peaks tegema? Küsime lihtsamalt. Eesti kõrgema võimukandja. Ravel, küsime lihtsamalt, et mida peaks Eesti rahvas siis tegema, et näidata, et ta tõepoolest on kõrgeima võimukandja. Eesti rahvas ise.
aga milliste tegudega ta peaks seda näitama, mis sa ise arvad? Näiteks, ma sellepärast küsin sinu käest, kuna sina antud juhul, oled see, kes saab vastata sellele küsimusele. Et kuidas Eesti rahvas saab oma võimu saavutada uuesti? Saaks näidata, et ta ongi tõepoolest see kõrgema võimukandja. Enesekindlust tuleks tagasi ja enesekindlust tagasi. Õpiks iseennast tundma eestlaned ja õpiks tundma, mida tähendab eestlane. Väga hea küsimus. Mida sinu jaoks tähendab näiteks eestlane? Mida tähendab olla eestlane? Jah, näiteks sinu jaoks. Et kes on eestlane ja millised peaksid olema siis need eestlased teod? Et me saaksime olla kindlad, et Eesti riik eksisteerib, saab eksisteerida edasi. Jah, head küsimused. Meil tuleb teemasid järjest juurde. Praegu lihtsalt loome teemasid ja siis hakkame neid läbi. Ei, me juba arutame teemasid. Juba arutame. Tegelikult. Pärast pole sa rohkem neid puudutada. Huvitav, et miks sa küsisid, et kes on eestlane? Ei, ma küsin kohe. Ärme lükkame edasi. Mida tähendab olla eestlane? Jah, tähendab, sina ise küsisid ja sellepärast ma küsin sinu käest, eks ole. Mida tähendab olla eestlane? Ja mis sinu arvates? Paljud teist on niisugust küsimust mõelnud nagu, mida tähendab olla eestlane? Mida peaks tegema eestlane? Ma pole kindel, kas ma enne olen seda mõelnud. Ravel, et mida peaks tegema eestlane kui eestlane? Et näidata, et ta ongi üks nendest, kes on kõrgema võimukandja. Jah, kas Eesti on nagu eraldi Venemaast näiteks? Mida me teeme teistmoodi Venemaast näiteks? Ja kas meil on mingid, omame mingid oma tunnuseid siin Eestis, et kas Eestimaal on iseloomu? Mis on Eesti iseloomu? Eesti inimese iseloom. Ja mis on Eesti inimese iseloom? Keskmise Eesti inimese iseloom? Siin on väga palju eri arvamusi. Keskmine Eesti. Ja, aga ma täpsustaks jah, et mida Eesti inimene peaks siis, millega ta peaks näitama, et tema on tõesti see kõrgema võimu kandja. Et tema ongi, mitte keegi seal Toompeal ega erakondade juhid ja nii edasi, vaid et tema ise ongi kõige kõrgem võim Eestimaal. Millega ta peaks näitama seda? Eesti jah, või see eestlane. Et kuidas peaks eestlane seda näitama, et tema ise ongi, kes kannab kõige kõrgemat võimu. Et kuidas tutvustada Eesti rahvale, et nende käes on võim? Et sinu arvates, ma lihtsalt küsin sinu arvamust, sest Eesti rahvas siin ei istu praegu otseselt, eks ole, isegi väikest hulka ei ole, aga ma küsin, kuna sina selle küsimuse esitasid, siis ma täpsustaksin, paluksin, et sa täpsustaks seda, et milline eestlane oleks siis see õige eestlane või kuidas, sest et väga palju vaidlusi on selle üle käinud, eks ole. Ja mis sinu arvates peaks eestlane tegema, et näidata, et jaa, minu käes on... Eeskujulik ja iseseisev võiks olla head tunnused. Eeskujulik, millega ta saaks näidata, et ta on tõesti eeskujulik eestlane? Olla nagu luua rohkem väärtusi, mitte võtta väärtusi. Ja siin on näiteks üks väga huvitav mõte veel Tiit Kärneril, et kultuur, Eesti kultuur, kuidas on praegu lood näiteks Eesti kultuuriga. Eks ole, sa võiksid ka ütelda, et näed, iga eestlane võib tuua siia kultuuri või... absoluutselt, kui ta seda saab teha... Igasuguseid ideid. Igasuguseid ideid on seda. Ja kõiki tuua. Aga Tiit Kärner ütleb selles samas oma raamatus arutlusi asja pärast, et kultuur on meil totaalselt alla käinud. Meil ei olegi enam kõrgkultuuri kui niisugust, mitte kuskil. Kahjuks. Ta ütleb, Tiit Kärner, sügavad ja kõike haaravad ideed puuduvad. Sügavad ja kõike haaravad ideed. Ja nad ärkavad hommikul üles ja äratuskella peale boss kutsub, et tule, et tassi need asjad siit kohast sinna ja sa jätsid siit kohast koristamata ja palka ei saa ja... Või boss ütleb, et tule ja mine
vangista teisi eestlasi näiteks seal Vabaduse väljas. kui sa ise juhtusid kogemata sellesse ämbrisse astuma ja pead siukseid ja nüüd mine ja vaata kõik, kellel maskid eest puuduvad ja kellel ei ole süsti tehtud ja nii edasi ja mine vangista nad ja pane nad istuma. Paras ämber on näiteks, mida me nägime hiljaaegu, eks ole, mis toimus seal Toompea kandis. Või Vabaduse väljakul. Ma sain ka trahvi ühe korra maskid olemise eest. No vot, ja Vabaduse väljakul täpselt samamoodi tassiti inimesed politsei käsklusel, kes oli kõrgemalt poolt jälle selle käskluse saanud. Politseid käisid ümberigi kõik kohapeal politsei, kellel maski on, ei mäleta neid aegu. Ja kas see oli siiamaani on suht mõnes kausel. Rave, kas see on siis kõrgema võimu kandja, kellele tehakse trahv selle eest, et ta ei kanna maski. Ja vaata, mis sünnitavi peale veel. Ei lase endale vaktsiine sisse süstida, mis on nüüd selgelt saanud, et oli vale. Oli vale otsus üleval pool. Inimesel on immuunsus piisavalt tugev, et üheski viirusest jagu saada. Lihtsalt toitu tervislikult ja armasta ennast. Kohtadast armastusega. Muud sa ei vaja. Aga see inimesed, tähendab, kuidas nad reageerisid? Kuidas see kõrgeima võimu kandja reageeris sellele, et politsei tuli teda arreteerima? Kommenteeri seda. No ju siis ta lihtsalt läks hirmuga kaasa, ta sai osa sellest hirmuviirusest, et ta hakkas ka kartma ja teda on kummatud täis hirmu ja ta arvab, et ta mängib kanglast võib-olla, ma ei tea. Ta ei saanudki mängida, kui igal pool oli tal politsei seisis ja ta ei saanud ühtki liigutust teha ega protesti avaldada. Ja ta on juba suruti üle poolt peale, nad on üsna suures nagu niitidest tõmmatavad. No niitidest kinni, et nad on ka kinni vaheldanud ennast sinna. Aga mis sinu arvates, tähendab, kas rahval oleks olnud ka mingi võimalus seal näiteks teistmoodi käituda? Sest et seal oli, ütleme, Vabaduse väljakul oli väga palju rahvast. Olla eeskujulikult, käituda eeskujulikult. Aga kuidas siis käituda politseiga koos eeskujulikult? Kui ta annas trahvi maskid olemise eest ja nüüd pane mask uuesti ette. Ja tahab teda oma politsei autosse panna ja vangistada ühes. Mul on vaja tööle minna. Mida oleks pidanud rahvas tegema? Kõrgema võimukandja. Bussiga tööle. Ja kiiresti veel tööle saada, kiirelt maskid maha ja siis tuleb veel võetakse päevad maha ja tööle hiljaks, tööles on ka, et miks sa maski ei kanna. Mu küsimus on nüüd niisugune, aga ma saan aru, et sa nagu eitad seda, et kuidas seal käituti, kuidas rahvas ise käitus, mis sinu arvates oleks siis rahvas pidanud seal tegema? Et näidata, et tema on kõige kõrgem võim. Nad on nii ära lollitatud, et päiksepaiste on halb ja et liha on halb või toores muna on kõige kasulikum asi, mis sa saad oma kehasse panna, mina arvan. Ja äädikas on Aga küsimus oli selles, et kuidas oleks pidanud Eesti rahvas, see kõrgeima võimu kandja, käituma politseiga, kes ei ole isegi mitte väikese võimu kandja, sest politsei täidab kellegi käsklusi. Aga mida rahvas oleks pidanud tegema? Ja kuidas sa oleks pidanud käituma? Lihtsalt... Sinu arvates näiteks... Toon näite, kuidas mina käitusin, kui näiteks ma sain trahvi, et kuidas see läks. Et mitte maski kandmise eest. Lihtsalt sõitsin kuskile, ma ei mäleta kuhu, et mingi kokkusaamine midagi. Ja siis järsku buss peatatakse politseiks poolt kinni, maskid kõigil ees ja kõigil maskid ees, okei, väga hea, tubli. Ja mul juhtumisi mul ei ole maski ees. Ja siis tulge meiega bussi, askuge bussi, ID-number ja palun kirjutage siia alla. Ja nüüd makske, ma ei tea, 40 eurot midagi. Ja nüüd pange see ette ja lahkuge. Et jah. Tähendab, pange see mask ette. Ja küsivad ka, kas te olete vaktsineeritud. Tähendab, nad andsid sulle maski. Ja. Ma panin suu ette endale okei, siis nina oli väljas, siis oli mingi 30 sekundit ja nina oli väljas ja pange see nina peale ka. Nina peale ka? Ja.
Aga olgu, sa olid seal üksinda politsei jõugu vastu, eks ole? No ma lihtsalt läksin nii kaasa. Ja aru saada, sul pole midagi teha. Sinu jõud nendest üle käib. No nendel on väike püstol ka siin kõrval. Aru saada. Aga mida Vabaduse väljakul... Ei ole lihtsalt mingi tavaline nolk, kes on tänaval. Ja, aga mida Vabaduse väljakul rahvas oleks pidanud tegema näiteks? Kas rahvas üldse endale seda ette kujutab, et mida oleks pidanud või mida kuskil mujal maal oleks rahvas teinud, kui niiviisi hakatakse siin vangistama ja oma autodesse toppima ja nii edasi. Et me teame väga hästi. Ma seda trahvi ei ole siinamaani ära maksnud ja midagi ei ole õnneks mingit kirjasid ei ole veel. No tubli. Ravel. Mul oleks huvi, kuhu see raha läheb. Väga tubli. Kas keegi teab, kuhu see trahvi raha läheb ka? Ja, väga tubli, Ravel, et sa seda ei maksnud. Aga ma tahaks öelda jah, et kui rahvas seisis ja vaatas pealt, kuidas teisi eestlasi Vabaduse väljakul topiti vägisi sinna autodesse ja nii edasi, tähendab, nad oleks pidanud kaitsma neid inimesi, sind ei saanud kaitsta, sest et buss sõitis edasi ja keegi ei tulnud maha, nad oleks võinud ka maha tulla. Mind isegi filmiti, kui seda tehti. No vot, filmiti, eks ole. Üks inimene isegi filmis mind seal silla peal kusagil, seal rongi silla peal näiteks, rongi peal võeti mõned pilli ja korralt maha ühe korra, mitte korduvalt võeti maha. No selge, ja, aga rahvas oleks, tähendab, asi on selles, kui rahvas on kõrgema võimukandja ja me kõik oleme Eesti rahvas, siis järelikult me peame üksteist toetama, kaitsma ja hädast välja tooma. Julge olla toeks, mitte ainult tugineda kellegi. Tähendab, üksteise toeks. Julge olla toeks, mitte ainult tugineda. Ja, et me peame aru saama sellest, et rahvas on kõige suurem jõud siin tõepoolest, sest et nii palju inimesi seal miljoni ja üle miljoni ikkagi tähendab ja ka see suur hulk. Kui see võim ei oleks rahvas, siis me oleksime juba ammu mitte nii heas seisus. Sest võim on veel rahvas ja me võime veel... Ei, veel ei ole. Veel ei ole seda kõike. Lihtsalt inimesed peavad taipama seda. Ravel, inimesed isegi, kas nad teavad, mis on Vabariigi põhiseaduses õppige oma õigused ära ja kui tal on huvi ennast. Ravel, kas sa tõesti arvad, et inimesed teavad, mis on Vabariigi põhiseaduses kirjas? Kas nad teavad seda või teavad? Arvan, et võib-olla 1,000 teab. No vot, see on ka üks asi. Nad ei kujuta ette, mis tähendab üldse võim, et sinu käes on võim. Tähendab, sa pead seda, kui sa ei näita seda, järelikult sinu käes ei ole mingit võimu. Aga võim tähendab, Ravel, võim tähendab seda, et inimesed hoiavad kokku ja sa neid lahutada ei saa. Sa saad vitsakimbu ükshaaval kõik need raod või need vitsakimbu katki murda ükshaaval, aga korraga sa ei saa seda teha. Nad saavutavad oma võimu võimsed läbi tähelepanu ja hirmu ja niisuguste asjadega. Ei, ma saan aru, aga rahvas ei ole veel siin kahjuks rahvast, sellepärast et näiteks me alguses ühes esimeses oma videos me rääkisin sellest, et rahvas ei tea ju, et tsenseerimist ei tohigi olla näiteks Eestimaal. Mis on, kas seal on mingid materjali peaks olema tsenseeritud või? Kogu aeg tsenseeritakse pidevalt. Mis materjali seal, kas seal võib olla midagi, mitte ühtegi lauset, mitte millestki ei tsenseerida? Kõik laused või peavad... Kui on öeldud, et tsensuuri Eestimaal ei ole, siis see tähendab, et siin ei ole tsensuuri. Aga tegelikult on kogu aeg Facebookis. Ja ma ise olen väga mitmed korrad saanud, ükskord oli täiesti... Näiteks, mis sa arvad? Oli niiviisi, et ma sain kuu aega, kuula, ma lõpetan kohe ära, kuu aega ma sain bloki, selle eest ma püüdsin Eesti inimestele natuke poliitikat selgitada või kuidas võim käitub ühes või teises riigis. Ma püüdsin seda selgitada ja muud mitte midagi. Ja niipea, kui tuli see päev kätte, et see kuu aega oli täis, siis mul lajatati selle eest, et ma julgesin tsiteerida Õhtulehte ja vist teine oli Postimees. Ma julgesin neid tsiteerida, artikleid, mida avaldati. Ja mulle lajatati teine tsensuur peale täiesti ilma mingi põhjuseta. Tähendab, siin tehakse, Eestimaal tehakse kõike, tähendab, ja need on veel Ameerika, võib-olla see ma olen üsna kursis, et siuke asi toimub.
ja, ära ostetud ajakirjandus. Absoluutselt ja järelikult on asjad ikka väga-väga tagurpidi ja aga mis tähendab veel kord mõtleme, et mida sina tahaks, et tõepoolest oleks näha, et võim on Eesti riigis rahva käes. Tähendab, kõigepealt muidugi sõnavabadus, eks ole, et inimeste arvamused, mis näiteks algul Postimehes oli, et arvamused, et kirjutage siia oma arvamusi. 2 korda mul läks läbi, rohkem mitte iialgi, kuigi keegi ei saa. Vabadus anda oma arvamus. Ja et see avaldatakse. Täpselt. Vabadus anda avaldada oma arvamus. Aga seda ei ole mitte kuskil. Vabadus avaldada arvamus, ma küll aga seda ei ole mitte kuskil Eestimaal, eks ole. Näiteks isegi raamatuid on siin ära keelatud, nagu ma olen rääkinud, eks ole, kus kohas ma olen ka. Ja see oli veel minu raamat, ma lisan juurde, Märka mind. Ja see keelustati nii kauplustes ära kui ka raamatukogudes ja igal pool. Et tähendab, kuidas saab siis üks kultuur üldsegi areneda, kui meil tsensuur. Ja, vabadus avaldada arvamust ära võetud. Arvamuse. Ja peale selle Eesti inimesed ei tea ju veel kord, me kordame küll neid vanu asju üle, aga kordamine on tarkuse ema. Kes kui paljud teist kordamine on tarkuse ema. Ajalugu on üsna tähtis asi. Ei, me paar videot tagasi me rääkisime sellest, aga kui me seostame selle reaalse eluga, siis me ei seosta neid asju. Ja tähtis on ka see, et iga inimene, ka seal Vabaduse väljakul, mille kohta ma sinu käest küsisin, tähendab seda, et igaüks võib ilma loata seal koguneda. Täielikult, ilma et ta peaks ei politseist ega linnavalitsusest, mitte kuskilt ta ei peaks seda luba küsima. Aga kas rahvas teab seda? Ei tea. Ja peale selle... Mina küll elasin pikka aega, ei teadnud mitte midagi. Ja, sellepärast, et rahvas näiteks pole tundnud ka eriti selle vastu huvi, et mida tähendab olla, et mina vastutan kõige eest, mis Eestis toimub ja vastutan ka selle eest, et nende vabaduste eest, eks ole, kas koguneda või mitte koguneda ja inimesed ei uuri järgi, ei räägi ja ma olen sellest rääkinud. Paljud ei pruugi olla võimelised isegi seda kaaluma, sest mis tähendab võim? Nendel on kõva ketas üle kõrbenud, aga nad ei lase sellele kehal parandada oma keha võtast. Ja lihtsalt ta on ennast nii ära mürgitanud ja see on jah, nüüd ise küsimus, aga jah, et väga tähtis, et tähendab, kui Eesti inimene hakkab lõpuks aru saama, et aga mina olengi see võimu A ja O, mina olengi see, kelle tahtmised peavad läbi rahva algatuste näiteks minema ülesse Riigikogusse ja sealt tuleb otsustada, et millised rahva algatuses öeldud ideed, mida tuleb ellu viia ja mida mitte ellu viia, eks ole, aga rahvaalgatus, meil polegi olemas rahvaalgatust. Muide, kõige naljakam lugu on see, et Nõukogude Eestis, vabandust väga selle väljendi eest, aga nii oli Nõukogude Eestis, kui Eesti kuulus Nõukogude Liitu, siis oli lubatud rahvaalgatus. Siis oli lubatud rahvaalgatus. Ja sellepärast Eesti Demokraatlik Liit, kellest me oleme rääkinud, algataski nõudmise, avaliku nõudmise ja see toimus Raekoja platsil, korjata kokku 100 000 allkirja, et inimesed saaksid minna ja rahva hääletusel öelda, kas nad tahavad edasi olla Nõukogude Liidus või tahavad sealt välja astuda. See ongi rahvaalgatus. Ja see idee me viisime läbi ja tõepoolest kõik Balti riigid astusidki sealt välja hääletades, aga vabalt hääletades. Ja väga paljudes riikides maailmas on presidendi valimine, on otsevalimised. Meil ei ole seda. Meil on väga palju asju, mis on vabades ja demokraatlikutes riikides on olemas. Aga meil neid asju ei ole olemaski. Ei ole presidendi vaba valimise õigust inimestel. Tähendab, Eesti rahval ei ole seda,
kõrgemat võimu. Eesti rahval ei ole selgroogu. Ei, Eesti rahval oleks võib-olla isegi selgroog olemas. Aga tal on vaja natukene ikkagi süveneda, mis asi on kõrgeim võim. Ja kui ta saab aru, et mis on kõrgeim võim, siis ta tahab seda. Aga kui ta ei tea, et tema käes ongi see kõrgeim võim. Kõikide Eesti inimeste käes. Olgu ta siis madalamal töökohal või siis rikkur, korporatsiooni juht või ükskõik, kes ta on. Kogu rahva käes ongi kõrgeim võim. Ja kui nad hakkavad aru saama, mis tähendab, et tema käes on kõrgeim võim, siis ta hakkab alles seda nõudma. Mitte enne, eks ole. Ja meie, kes siis meie oleme, eks ole, siin praegu ja miks me neid videosid teeme? Me püüamegi rahvale selgeks teha seda, mis tal puudub ja näiteks siinsamas. Anna neile mõni mõttetera. Eesti Vabariigi põhiseaduses on öeldud, et Eesti rahvas peab seda kõrgemat võimu täites, peab neid sõnavabaduse õigust ja kõiki oma õigusi ta peab ise kaitsma. Mitte keegi ei tule talle tadriku peal seda andma. Mitte keegi. Järelikult me peame... Esitage oma arvamus. Täpselt. Vabadus avaldada arvamust. Me selle eest peame võitlema. Jah. Et kui te viitsite, te kuidas tahate igades. Jah, et tähendab, ja on vaja endale kõigepealt loomulikult selgeks teha, miks me siin istume. Kas meil on õigus, Ravel, eks ole, siin istuda ja midagi siis nagu õpetada teisi. Me ei õpeta teisi, me lihtsalt püüame teada anda, me mõtleme praegu siin Raveliga. Mõtleme, mis tähendab kõrgem võim. Ja me mõtleme, et miks siis Eesti inimestel seda kõrgemat võimu, nad isegi ei ole uurinud seda vabariigi põhiseadust, mida nad suure hädaga ja 100 000 allkirja korjati ju selle jaoks kokku kõikide inimeste käest, kes Eestis on. Ja seal veri voolas Raekoja platsil, meid rünnati seal pidevalt kõikide teiste Eesti erakondade poolt, sellepärast et nad nägid, et rahvas pooldab seda, mida me teeme ja rahvas tahab rahva algatust. Ja me käest rikuti meie helitehnikat, ruuporeid kisti käest ära, siis kui me pidasime seal kõnet, siis tuldi ja püüti kista meie käest ära neid pabereid. Kuigi mina paberite pealt ei rääkinud, ma räägin alati otse ruuporisse ja mul pole vaja mingeid pabereid, et rääkida seda, mida ma mõtlen ja mida ma õigeks pean. Aga välismaa inimesed olid väga hirmul, kui nad nägid, kuidas mindi kõnelejatele kallale lausa, lava peale kohe lausa. Nad olid hirmunud. Nad ütlesid, mis teil siin toimub? Ei, maske siis enam ei olnud, aga see oli enne, kui me olime veel Nõukogude Liidus, eks ole. Aga kuidas inimesed, Eesti inimesed ja kuidas rahade eest osteti inimesi, kes siis püüdsid takistada kõike seda, mida me tegime, et rahvaalgatuse õigus saada ja ainult üks kord Eesti inimesed ongi koos rahvaalgatusel hääletanud, et oma vabariigi põhiseadust maksma panna, aga teine kord oli veel üks hääletus, aga see hääletus näiteks oli seoses pettustega, see oli kas astuda Euroopa Liitu või mitte astuda. Seal oli väga palju pettusi ja ma teatasin ka igale poole näiteks samast pettusest, mis ka mind isiklikult puudutas, kus ma ei saanud oma sedelit panna kasti. Ja ma teatasin kõikidele meediakanalitele, tähendab sõnavabadust siin ei ole ja ükski meediakanal seda ei avaldanud, kes olid need inimesed, kes ei lasknud mul oma valimissedelit, oma eestlase õigust oma kõrgemat võimu kasutada ja hääletada, et kas astuda Euroopa Liitu või mitte. Mina hääletasin vastu. Väga palju eestlasi hääletas vastu. Tihtipeale öeldi, et kus ei käinudki peaaegu mitte keegi hääletamas üldse. Seal öeldi, et kõik hääletasid Euroopa Liidu poolt. Mida tähendab Euroopa Liit? Eestlaste jaoks. Üldse, mida tähendab Euroopa Liit? Kas see on nagu oma riik või? Ei, Euroopa Liit on muidugi, ta püüab olla
Euroopas asuvate riikide ühendus, et siis olla tugevam ja rohkem nagu häid ideid ellu viia. Ühtida jõud. Jah, ellu viia ja nii edasi, aga kahjuks on siiamaani peaaegu Eesti Vabariigi põhiseadus on kaotanud ära oma õigused, igasugused õigused, mis siin on antud, inimõigused ja tähendab sõnavabadus. Lihtsalt unustatakse, kustutatakse ära ja inimesed unustavad ära. Need õigused on antud nüüd Euroopa Liidu kätte, aga Euroopa Liit ei tea, mida Eesti inimene tahab. Me peame küsima Eesti rahva käest. Kas sa tead, et meid on nii ära müügitatud, et Alzheimer's disease, mis on haigus tuleb juba see, mis vanad inimesed mälu hakkab ära koduma, et ei mäleta mida, et kus sa oled, nii lihtsalt muutuda lihtsalt elavaks laivaks. Et see haigus tuleb juba täna mingi 20-aastastel tänapäeval. Tõesti, jah. Ja mingi 4-aastased number 2 diabeetilised. Tõesti, asi on läinud väga hulluks. 4-aastased on juba number 2 diabeetilised. See võtab aastaid aega, et jõuaks sinna maale. Asi on tähendab see, mis praegu maailmas toimub, see veel kord näitab, tähendab seda, et on viimane aeg Eesti inimestele ärgata ja tõepoolest hakata siis seda kõrgemaid võimu näitama, et nende käes on see kõrge võim, aga see tähendab, et nad peavad õppima teistmoodi üksteisesse suhtuma, mitte kallale tulema, kui keegi teeb mingit õiget asja, vaid aru saama, et see on, kas see on õige asi või vale asi. Ja kui nad ei saa aru, et see on õige asi, mis annab neile kätte õiguse hääletada, rahva hääletust läbi viia, siis nad ei mõista üldse midagi, aga need olid ikka suhteliselt. Me saime oma 100 000 allkirja kokku, me täpselt täitsime kõik need oma lubadused, mida me rahvale andsime. Me hakkasime ajalehte välja andma, kõik muidugi keelustati siin ära ajalehed ja minu raamatuid on keelustatud üpris palju, kus ma olen rääkinud. Eesti inimestel on püüdnud rääkida seda, mis üldse on poliitika, et nad saaksid aru ja see oli pool naljaraamat ja pool natuke ka tõsiselt. Aga see raamat keelustati üldse ära, sest et ei taheta, et Eesti inimene üldse saaks aru, mis see poliitika on. Aga kui me tahame muuta maailmas, siis me peame ka mõistma seda, et kuidas poliitika manipuleerib inimestega ja nii edasi, eks ole. Sellepärast, et... Mis te arvate, kas seal on küberti manipulatsiooni meie sealt... meie riigikogust ja kohtadest, et mingit inimkonnale, meie rahvale, eestlastele, kas nad sekkuvad meie elusse kuidagi või arvate, et mitte meie üldegi sekku, mul on täitsa oma elu ja oma pea. Et mis teie arvate, pange kommentaaridesse, et kas teie arvate, et meil riigikogud ja need sekkuvad... Inimesed on kogu aeg oma paha meelt väljendanud igal pool, aga muidugi need ei lähe kõige paremad artiklid mitte kuskilt läbi ei lähe, absoluutselt. See on selge sellepärast, et siin tahetakse näidata, et me oleme kõigega nõus, mis üldsegi maailmas toimub ja et me oleme nõus ka oma riigist loobuma, näiteks mida tahavad need praegu kõige suuremate korporatsioonide juhid, kes on kogu maailma oma suurte rahadega ära ostnud ja püüavad üleüldse riike hävitada, rahvaid hävitada. Ostavad riigidele. Võimurid või võimukandjad ostavad ära ja tahetakse riigid ära kaotada, rahvused ära kaotada ja isegi rahad kõik ühtemoodi, et saaks manipuleerida veelgi rohkem. Ja siis meist tehakse mingi mutant. Ja nii et viimane aeg, kui see pole juba hilja. No tegelikult meil on juba mutantideks tehtud lihtsalt. Ja aga paljud inimesed maailmas. On küll jah, isegi ma ei tea, üsna suur protsent, ma ei tea. Tähendab, neid on tasapisi harjutatud, aga saage aru, et kohe ei tulda ja näidata sulle nuga või ei panda sulle püstolit. Et... Ei näidata sulle püstolit, vaid seda tehakse tasapisi. Me päästame teie elusid, praegu palutakse
Kui te arvate, et võib-olla lihtsalt laadige see video alla, see on täitsa tasuta, et me ei müü seda videot, võite annetada ja... Lastekaitseklubi on seal olemas. Lastekaitseklubisse hanke kõik oma raha ja siis... Ja see on Eesti Kodanike Erakond. Tähendab, kui pandi ebaseaduslikult Eesti võimud panid peale Eesti Demokraatliku Liidu võitu, 100 000 allkirja korjati kokku, tehti rahvahääletus. Siin on nüüd see Eesti Vabariigi põhiseadus, mida poolenisti on juba ära antud Euroopa Liidu seadustele, eks ole, ja need pole esmased enam, esmased seadused. Aga ma rääkisin kõige põhilisemast seadustest, eks ole, praegu. Aga jah, küsimus on nüüd selles, et sinu küsimus oli, et mida nüüd Eesti inimene peaks tegema. Et tähendab, mõtelda järgi. Vaadata kaardina taha. Ja, et kõik peale Eesti Demokraatliku Liidu seda võitu nii-öelda ja Eesti riigi loomist peale seda, mida Eesti Demokraatlik Liit siis tahtis luua Eesti Vabariiki uuesti ja tulla Nõukogude Liidust välja ju. See oli ju idee, mille pärast mindi rahvahääletusele. Saad ju aru? Sest et rahvas ütles, ei, me tahame lahkuda Nõukogude Liidust. See oli ju selge. Nüüd sa saad aru, eks ole, et see toimus niiviisi. Aga küsimus on praegu nüüd selles, et mis saab siin edasi ja peale Eesti Demokraatliku Liidu võitu nii-öelda, mida kinnitas ka kesknädal, kuigi ta varastas ära selle Eesti Demokraatliku Liidu idee ja teod ja kõik varastas ära, see kanti Rahvarinde kontole. Ma olen sellest rääkinud ja nüüd võib-olla inimesed juba natuke teavad ka sellest, kuidas siin toimub Eestis see poliitika tegemine ja valetamine ja varastamine ja nii-öelda petmine ja need teemad on kõik siuksed, arusaadavad, aga tähendab, mitte ainult ajalehed ei keelatud ära, siin me Maarja Maad andsime välja, vaid kõik väiksemad erakonnad, neid hakati kartma lihtsalt. Ja et nad järsku teevad ka midagi suurt. Ma tegin ka, kutsusin kokku roheliste liikumise Karli katedraalis, teda nimetati niiviisi, Karla katedraal. See on seal kohe kesklinnas. Ja seal siis hakati roheliste liikumist tegema. Aga kõik teised, siis need, kes olid ennem olemas, need väiksed erakonnad, kõik suleti. Lihtsalt üleöö suleti ja öeldi, et teil peavad olema seal ligi 1000 liiget ja nii edasi, et me paneme teid kõiki kinni. Ja siis muidugi ma pidin otsustama, et mida edasi teha. Ja siis ma kirjutasin Facebookis, et kes tahavad tulla, kõik, kes on huvitatud Eesti Demokraatliku järglase. Ma veelgi rõhutan, sest ma juhtisin seda erakonda, mul oli au olla tema juhiks ja me lõime Eesti Kodanike Erakonna Facebookis, mida ka siin, nagu ma ütlesin, et mitu korda siis pandi mulle kuuks ajaks blokeering peale ja seal, kui te vaatate Eesti Kodanike Erakonda, vaat seal ongi see lastekaitseklubi, mis on jäänud siis. Ja seal on võimalus kõikidele liikmetelt, me mingeid maksu ei võta, kes liikmeks tahab tulla, aga seal on olemas võimalus vabatahtlikult annetada lastekaitseklubile, see on üks sõna. Ja seal on olemas nii kontonumber Swedbankis ja igaüks saab seda toetada rahaliselt. Me paneme video alla selle numbrid või vaadake video alla kirjeldusse ja seal on numbrid olemas. Eesti Kodanike Erakond, jah, seal on teave all, on kõik kirjas. Video all on mõned asjad, mis me jätame kokkuvõtted. Ja iga erakonna all on praegu TEAV, teave. Ja teabe all on kõik teave selle Eesti Kodanike Erakonna kohta ja seal on 6 põhiseisukohta. Nii et vaadake ja pidage meeles, et meie raha ei võta liikmetelt, aga
kellel on võimalik toetada, siis muidugi toetage ja üks asi veel, lõpetuseks võib-olla ma ütleks, et me alustasime sellest, et kes on eestlane ja kuidas üldsegi teha vahet inimestel. Ma kordan need teemad, mis ma üles kirjutasin. Kellel on kõrgem võim, kes on kõrgema võimu kandja Eestis? Et kes on kõrgema... Eesti rahvas, jah? Eks ole, ma vastasin sellele. Kõrgem riigi võimu kandja on rahvas. Jah. See on siin põhiseaduses ka kirjas, eks ole, et te teaks vaadata. Mis võim võiks olla Eestis kõrgem? Lihtsalt ma küsisin juurde seda, jah. Mis võim võiks olla Eestis kõrgem võim kandja? Jah, et kes on üldse eestlane, eks ole, ja tähendab küsimus, et kuidas me hakkame hindama eestlasi. Mida tähendab olla eestlane? Täpselt, jah. Keskmine eestlane. Näiteks, mille järgi hinnata inimest, mida ta on teinud, eks ole. Ja, et keda valida ja keda mitte. Iseseisvus ja enesest hoolib enesest ja siis võib-olla kaaluta kellestki teisest hoolida. Ja oma riigist loomulikult, sest kui sa riigi kaotad, siis sa kaotad oma keele, siis sul pole enam teiste eestlastega suhelda, kultuuri ei saa luua. Vabadus on ka üsna tore asi, et mõnele võib-olla isegi võib see meeldida, et kui proovin kunagi, et tundke huvi vabaduse juhtes. Aga kes on võidelnud vabaduse eest kõige rohkem, eks ole, ärme seda kunagi unusta, eks ole, tähendab, sõnad võivad olla väga ilusad, aga tuleb hakata vaatama inimese tegusid. Sest et kui me tegusid vaatama ei hakka, siis me iialgi ei oska valida. Unistamine on küll tore ja kõik, see avaldab mõttemaailma ja kõik, aga vahel on vaja hea tegusid teha, et midagi saavutada. Mitte lihtsalt õgida ja ennast lihtsalt hävitada. Vale toitumusega, lihtsalt haletseda oma, et meil vabadust ei ole, et me ei saa hääletada midagi, aga me ise oleme süüdi. Vaata, et mis võib olla elu, kus sa lihtsalt ei tugine 100% kellegile, vaid proovi 1% ka toetada kedagi. Või olla iseseisev, eks ole. Olla iseseisev. Oma peaga mõtelda. Vaata, äkki saadki kellegi teisele toeks olla mõnikord lihtsalt väikeste tegudega. Ja koos arutada, kuidas edasi. Väikseid tegusid, et vaata, et mõnel on ukse taga, näiteks sõbral on ukse matt natuke paigast, ta lihtsalt panna jalaga mööda minnes paika ja isegi väiksed teod lihtsalt. Või kas suured teod, kui on vaja, eks ole. Kõik hakkab, iga mägi hakkab. No lihtsalt olla eeskujulik julgusega, mitte hirmuga näiteks oleks hea asi näiteks. Kokku hoida. Mitte levitada seda hirmuviirust, vaid pigem eeskujulik olla julguse ja... Aga kas üks eestlane, eks ole, tuleb appi, kui teine eestlane on hädas? Näiteks iga eestlane võib enda käest... Ma olen viimasel ajal päris palju näinud seda isegi, et minu ringkonnas juhtub seda üsna tihti. Et tulevad appi, väga tore. Ja, aga muidu üldiselt on niivis, et ei lastakse inimesed vangi panna ja parimad just need, kes on üleval kõrgel ja kes on võimu juures, need ei taha iialgi võimu enda käest ära anda enam, sest et nii on väga mugav seal üleval istuda ja ainult oma rahakotti täita ja mis rahvas saab, see on täiesti ükstaskõik, eks ole. Aga siis peab ju tööd tegema selle jaoks ja mõtelda on vaja, eks ole, mida teha, siis missuguseid häid tegusid teha, et kõikidel Eesti inimestel parem hakkaks elada, eks ole. Seda on vaja teha, oleks vaja. Mis sa arvad, kas inimestel oleks hea Eesti rahval, kui nendel oleks vabadus avaldada arvamust? Aga nii me ei saagi üldsegi ju teada, mida teised inimesed arvavad ja mida arvatakse üldsegi oma juhtidest, mida arvatakse, eks ole, mis maailmas toimub ja mis peaks Eestis toimuma. Näiteks, kui me kahekesi siin rääksime, me ei tohiks paljudest teemast isegi mainida, et keegi kuuleks kusagil ja tuleks või helistaks numbrile ja kuule, et nad ei ole vist seda 12 süsti saanud või mis aasta nüüd öeldud? No nüüd enam ei suruta neid süste, õnneks peab ja paluti vabandust juba inimeste käest kogu maailmas, kogu selle COVID-i
õnnetuse või Covidi haiguse puhul, et see oli vale kõik, nagu me püüdsime viimastena inimestele näidata, inimesed läksid mööda ja naersid. Täitsa poolt päri, et minu arvamus on ka, et see on täitsa vale, et aga kas sa oled pealegi, palju teist kallid kuulajad on näinud, et eeskujulikult tervislikku arsti haiglas või apteegis, et mina kahjuks ei ole väga kohanud. Ja samuti minu kogemuste ja minu enda isiklike uuringute järgi apteegid ja haiglad ei ole just kuigi head kohad, kust ravi saada. Et hoopis vastupidi. Ja iseseisvaid uuringuid oma sümptomitest ja tundes huvi iseenda keha vastu, näiteks lihtsalt vaadates kõrva, äkki sulle hammas räägib mõnikord juttu, et mitte lihtsalt valuvaigusi võtta ja neid. Et abi on väga vähe, jah, kahjuks, aga loodame, et asjad hakkavad võib-olla tõesti paranema, sest et isegi kui me nüüd siin mingil, me ei oska veel täpselt seda päeva öelda, aga meil on ikka kavas teha üks suurem üritus ja seal siis Ravel Vilsaru saab rohkem rääkida, mida ja kuidas on kõige õigem elada. Ei no, ma saan arutleda, ma ei hakka nagu kellegi ütlema, et sina pead nüüd elama nii. Kui teil on ise huvi kuulata, ma olen nõus oma arvamusi rääkima, mitte et ma hakkan teile ette rääkima. Oleks hea, kui te lihtsalt võtaksite mind kuulda ja lihtsalt seedite seda ja mõtlete selle üle, mõtke peas, mitte lihtsalt ei usu pimesi koheselt. Aga sa oled ise ennast nimetanud elutreeneriks, eks ole? Kõige lendlik asi on tegeleda enesearengu ja elutreeneriks saamisega. Kindlasti oma enda elutreeneriks saamisega ja mõtlemise saamisega ka, et me hakkaks oma peaga ise mõtlema. Mis võib olla rohkem väärt elus kui eneseareng? Ja mitte ainult, eks ole, et kehaliselt, eks ole. Mentaalselt, vaimselt ja igatepidi. See pakub lõpuks kõige suuremat naudingut. Ja lihtsalt arendada iseennast, eneseareng. Sest see annab ju meile julgusega tegutseda, kui me õieti ja õpime mõtlema. Oleme võimelised suuremat mõtlema. Ja nägema ohtusid, mis meid ootavad ees, eks ole. Sest et praegu on väga hulluks kogu maailmas olukord läinud ja püütakse võib-olla uusi seal koroonasugusid haigusi seal kuskil tekitada ja vähendada rahvaste arvu maailmas. Kuigi väga lihtne lahendus oleks näiteks kohe, kuidas vähendada inimeste arvu. Hiina ju ükskord tegi ühe lapsega perekonna. Väga lihtne, pole vaja kedagi hakata seal nende mürkidega ja viirustega hävitama maailmas. Võib teha, kui kuskil... Sa arvad, et see on võimalik, kas sa arvad, et see on võimalik, et inimene jõuab sinna punkti, kus on liiga palju inimesi? Ei, tähendab, ma tahan öelda, et kui Hiina kord leidis ja tõepoolest tegi õige otsuse, et neid sündis liiga palju, näiteks, et tõepoolest, et siis see on väga inimlik ja humaanne, kui vähendatakse laste arvu igale perekonnale lubatakse üks laps. Vahepeal oli, võib ka 2 last või 3 last, eks ole, aga mitte rohkem näiteks. Võib ju nii teha, et ma ütlen, et ei pea ju drakooniliselt kohe hakkama otseselt hävitama viirustega inimesi maailmas. On väga palju võimalusi, kuidas asju lahendada. Eestis on liiga vähe inimesi näiteks. No miks peab kumbagi neist tegema? Tähendab, kui tõesti ma tahan öelda, ma ei ole praegu, ei oska sulle nimetada, et kas kui palju loodus suudab inimsugu üleval pidada, tähendab arvuliselt, eks ole, kui palju arvuliselt, aga seda me kõike saame lahendada. Me rääksime ÜRO-st, kes ükskord pöördus ka meie poole, et küsida ideid, kuidas asju lahendada. Ma tahan sulle, Ravel, ütelda, et on olemas, kui sa oskad mõtelda, siis sa leiad igasuguseid lahendusi väga rasketele küsimustele. Aga kui sa mõtlema ei hakka, siis aga mis sa arvad, kas siis... Eestis on liiga vähe lapsi, ma tean. Eestis on vähe lapsi. Jah, sest et ja mis on kõige hullem asi, mida ma ütleks, võib-olla lõpetuseks isegi.
kui sa lubad, sest et meie aeg hakkab vist täis saama, et Eesti inimesed on hakanud põgenema Eestimaalt, sellepärast siin on külm, siin on, tähendab, nad ei ole rahul olukorraga, mis Eestis valitseb, nad ei ole rahul ka oma palgaga. Eesti on üsna heas kohas praegult. Tegelikult inimesed ei tea, ma olen vaadanud ka, Eestil on üks parimaid kohti maailmas, meil on vett, meil on kõiki maavarasid, meil on kõiki programmi ka nii väga peale surutud. Ja, et me oleme parima koha, meie vanemad on leidnud parima koha, kus me elada saame, aga inimesed lihtsalt võib-olla ei ole nii väga kursis või ei ole sisuliselt läbi mõtelnud, et kus on need head kohad, aga ma arvan samamoodi nagu sina. Eestis on 4 aastaaega, mis on väga hea nähtavasti, eks ole, ja nii edasi, nii et siin pole, ja kui me ise saame paremaks teha elu. Täpselt selline kliima, mis teeb inimese tugevaks. Täpselt, väga hästi öeldud ja tugevaks sellepärast, et see pehme kliima võib-olla tõesti ja soe kliima. Iga päeva kuust kuuni. Ja, üks ja sama kogu aeg, eks ole, et see võib-olla... Ma küsin veel mõne asja, mis ma siin kirjutasin. Mis sa arvad, mis pole veel ära ostetud? Tähendab, sa mõtled, et need rikkad korporatsioonide juhid... Kas seal on midagi, mis pole veel ära ostetud? See küsimus oleks muidugi, ma ütlen sulle oma arvamusega kohe, aga see küsimus oleks muidugi kõige kavalam või kõige targem riikide juhtidele esitada, sellepärast, et osa riikide juhtidest tundub juba täiesti, kes juba hävitavad oma enda rahvast ja teevad kõik, et tõepoolest siit ka Eestimaalt näiteks ära põgenetaks, sellepärast, et eestlasesse muide võimud, kes siin on, ka politsei ja ka oma kogemustele toetudes ma võin ütelda, kõige halvemini alati suhtutakse eestlasesse, kui on mingi probleem eestlase ja venelase vahel või midagi, alati, isegi kui on tõendatud, et venelane on süüdi ja eestlane ei ole, tähendab, siin riigis alati kõik eestlase kaela. Eestlane on kõige halvemas olukorras Eestis, ka palgaliselt. See on võimalik riiki üle võtta palju erinevaid viisid. Ka palgaliselt on kõige halvemas olukorras uurige. Ja, nii on kahjuks, eks ole. Aga meie Eesti kodanike erakond, kes on nüüd, eks ole, Eesti Demokraatliku Liidu järglane ja me püüame teha, et see asi muutuks. Et mitte kunagi üheski riigis ei ole niiviisi, et kui sa lähed sinna, et siis sina oled alati see võidumees ja see päris elanik, kes seal maal on, see on alati süüdlane, aga Eestis on alati nii. Kuidagi arvatakse, et eestlane ei julge kunagi vastu hakata ja kuidagi tähendab, et eestlast ta saab oma seadustega kõige rohkem alla suruda ja nii edasi. Eesti võimud, kõik, kes siin on, arvavad niiviisi, et nad saavad eestlasega teha ükskõik mida. Vangi panna, tappa, eks ole, ja nii edasi me teame siin. Ja muidugi kogu maailmas on selline tendents ka olnud. Tihtipeale mitte ainult Eestis, et iga parimaid püütakse ära hävitada, eks ole. Siin on ikka päris korralikud... Puhastustöö on tehtud siin Eestis. Aga veel üks küsimus. Kas Eesti rahval on tugev selgroog? Tähendab, täpselt samuti võiks küsida, kas eestlasel kui niisugusel on tugev selgroog, aga ma arvan, et see rahva küsimus on täpselt seotud ka Eesti inimese küsimusega, eks ole, et kui Eesti inimene tõepoolest püüab hakata ennast muutma ja saab aru, et tõepoolest on asju, mida tasub siin uurida ja on asju, mille poole tasub püüelda, mis muudab kogu Eesti inimeste elu paremaks. Tähendab, ma tahan öelda, et kui me oskame valida parimatest Eesti riigi etteotsa, siis me kõik võidame, meil pole vaja kadestada, et oi, tema sai nüüd sinna etteotsa, ei vastupidi. Kas see on motiveeritud ainult võimust ja rahast siin elus? Ei, küsimus on lihtsalt selles, et võim on nagu ka nuga, et sa võid
tappa sellega või leiba lõigata, eks ole, täpselt, jah, sa võid teha nii või naa. Ja on olemas ka need, kes olid võimu juures ja Tõnisson oli päris hea ja demokraatlik võimumees. Tõnisson. Vaat nii et, aga Pätsu me teame, eks ole, pole mõtet temast rääkidagi, kes oli väga-väga halb, üks kõige halvematest, kes üldse saab olla üleüldse maailmas. Üks võimumeestest, eks ole, kellest pole mõtet isegi juttu teha. Ma isegi juhtumisi tegin Pätsu peakujule soengu, mis on Estonia taga, et tegin tal kõrvu natukene ja võtsin mõne amsu siit ja sealt. Ja, et ma loodan, et ma suutsin vastata su küsimusele, eks ole, et igaüks peab alustama ja saabki alustada ainult iseendast, eks ole. Aga kui on küsimusi või midagi, tähendab, ja üks kõige tähtsamaid asju, igas riigis inimesed hoiavad kokku. Ja see tähendabki, et sinu kätte tulebki see kõige kõrgem võim, kui eestlased hoiaksid kogu aeg kokku, aga kuna nad ei hoia, siis nad kogu aeg hävitavad iseenda jalgealust ka. Need, kes tulevad teistele kallal või teevad sulle trahvi ja valedel, eks ole, eesmärkidel. Ja, kui nendel pole aega isegi siukest teemat kuulata. Absoluutselt. Vaevalt, et ma pakun, et ega meil ei ole rohkem kuulajad kui 200 kuulajad kuus võib-olla. No, eks see paistab ja aga lõpetaks täna ära, sest et üks on Eesti vanasõna, pikk jutt, me teame, mis see on, lihtsalt inimene väsib ära ja saame teine päev veel ühe video teha. Ei, me saame aga vist on veel paar asja mingides võib-olla ühine. Aga väga lühikese küsimusena, kui saab. No ma vastan väga lühidalt. No tegelikult, jah. See ei ole tegelikult küsimus, see viimane asi ei ole küsimus. Ma sooviksin lihtsalt ette kanda, et mul on siuke lehekülg Facebookis, milleks on nimeks grupp on see. Mille nimeks on gruppide otsingust on Eesti Hääl ja see on lihtsalt üks koht, kus ma lihtsalt küsin Eesti inimeselt, panen üles küsimuse ja kus nemad ise saavad panna küsimuse. Näiteks, mida sina arvad sellest ja teisest ja kolmast siin Eestis ja näiteks ma olen esitanud seal näiteks üks küsimuse, et kas suvalisel ajal kas lihtsalt telefonireklaame võib teha? Suvalisel ajal nagu lihtsalt, mis ei ole nagu... Ravel, ma vastan sulle sellele näiteks kohe, et ma ei usu, et välismaal siukseid asju tehakse, sest et see on ka inimõiguste rikkumine, kui sa sekud tema ellu kogu aeg. Mul lihtsalt oma isiklik number ja lihtsalt magan raske ööl ja meeldis ka võib-olla ja järsku keegi helistab, et mingi sõber helistab järsku oma abi millega. Ja järsku mingi kuule äkki soovita osta meie, ma ei tea, ajalehti. Ajalehti, jah, kus midagi ei ole tavaliselt, eks ole üldsegi. Kuna meil sõnavabadust ikka veel ei ole kahjuks. Keegi mulle ka helistas, et Õhtulehest mõtlesin, et aga mida ma saan teile üldse ütelda, kui meil sõnavabadust polegi, eks ole. Et seal on võimalik nagu, te võite kehtestada oma võimu seal Eesti Hääl grupi leheküljes, et palun lihtsalt pange oma küsimus sinna ja tehke Eesti paremaks. Aga kirjutage, võib-olla veelgi õigem oleks kirjutada video alla küsimusi või asju, kui teil on, eks ole, sest me püüame siis ühiselt nagu vastata, eks ole, et siis on võib-olla selgem vastus nagu. Inimestel on väga aega, Ravel. Saate vastata seal teiste küsimustele, saate ise luua küsimusi. Kui teil on küsimusi ja mingeid häid küsimusi on pikka aega pole kusagil saanud. Aga arvesta, et sõnavabadust meil ikka veel ei ole, eks ole. No nii palju meil õnneks veel on, et saame mõneks ajaks võib-olla kusagil üles panna. Loodame, et see jääb püsima ja... Mul on väga kurvad kogemused, nii et... Aga kui te oleks ka tore, et kui te näete selles videos väärtust, siis teil on vaba voli see alla laadida ja ilma, et oleks see piraaditud, et see on tasuta. Aga kui te soovite annetada, meil on annetuskastide video all kirjas ja tänan, et olite meiega. Mina Int. Suur tänu. Ravel Liirsalu. Kena päeva õhtu. Ja kena õhtut teile.